Veendumuste all mõeldakse inimese kindlaid uskumusi selle kohta, kuidas on kõige õigem elada ja asju korraldada. Poliitiline veendumus tähendab seda, et inimesed peavad ühiskonna murede ja arengu jaoks paremaks just ühte või teist tüüpi lahendusi. Näiteks usub osa inimestest, et riigi suurem kontroll aitab inimestel paremini elada. Teised aga usuvad, et riigi liigne kontroll takistab ühiskonna arengut. Mõlemal on omajagu õigust. Igaühel on õigus jääda truuks oma arvamusele ja veendumusele. See on vaba riigi üks tunnuseid. Veendumuste tõttu diskrimineerimine on aga see, kui kedagi koheldakse teistest halvemini tema maailmavaate tõttu. Näiteks kui tubli ja hoolas tööinimene vallandatakse mingi kindla veendumuse omamise tõttu või kui inimest ei võeta tööle sellepärast, et ta väljendab üht või teist isiklikku veendumust. Nimetatud juhtudel võib olla tegemist veendumuste tõttu diskrimineerimisega. Veendumuse näiteks võib tuua taimetoitluse. Mitte kedagi ei tohi koolis ega tööl halvustada sellepärast, et ta on vegan. Samamoodi ei tohi mitte kedagi halvustada sellepärast, et ta ei ole vegan. Kui aga asi jõuab nende samade vaadete ja sisemiste veendumuste väljendamise ja ellurakendamiseni, tuleb silmas pidada mitmesuguseid põhiseaduslikke piiranguid. Sõnavabadus lubab küll nii mõndagi avalikult välja öelda, aga siiski ei tohi mitte keegi mitte kunagi oma veendumusi väljendades kutsuda üles vihkamisele või mõne isiku või grupi vastu suunatud vägivallale. Kuigi igal inimesel on õigus vabale eneseväljendusele, on samamoodi igaühel õigus isiklikule väärikusele ning turvatundele. Demokraatlikus ning inimest väärtustavas ühiskonnas on äärmiselt oluline, et erinevate vaadetega inimesed saaksid neid vaateid omavahel rahulikult ja üksteist austades arutada.